siin takistusi ei ole. Lisaks on võimalik koosolekuid mitteformaalsemas vormis pidada ka siin puhkeruumis. Kui suured rühmaruumid? 98 näiteks, 96. Mängu ja vabandrühmad ühelt ei olnud mingi vahele. Kuidas vabandust? Vahele, ka vabandus õpiruumide vahele. Ei, vaheseinad on lükanud seinad kui siis, et tänane üldine praktika ja enim levinud on ikkagi magamise rühmaruum ehitatud kokku. Ja voodid seal rühmasad. Need on kõik rühmad seinast välja. Need ei ole nagu vanasti, need on nagu tänapäeval, et on sellised sahtel voodid, mis käivad üksteise alla. Need lapsed on lõpud voodid ja kohe samad voodid. Selleks ajaks, kui mängitakse, lükatakse voodid kokku ja siis, kui meil on magamise aeg, siis kuna magamine toimub korraga, siis lähevad lapsed magama, siis mänguruumi ei kasutata ja sel ajal siis tõmmatakse voodid lahti ja selline on jällegi, ma pean... Kas see ei ole lisatöö õpetajatele kasutajatele? Kui niisugusest kokku lahti? Ma ei tea, siin on mitmed... Ei, Aina, see on vahe. See on midagi täpselt samamoodi, et mitte mingit erisust seal selles mõttes ei ole. Jaak Vakermanile käest ikka vist, et... Aitäh, Andres, et me peame täpsustama seda, et ma soovisin oma arvamusloo avaldada Saue Valduris, aga seoses sellega, et me mõlemad kandideerime, et see on mõeldamatu, et sina kuni 3. märtsini peaksid vaikima. Aga hoopis täpsustav küsimus see, et selle saaliga on varsti poole sajandi pikkused mälestused, et mis on nagu see põhjus, et sinna tuleks see vahesein ja siis mis spordisaali sinna mõeldud on, et mäletame hästi siin koha peal, kui siia majja tehti ventilatsioon ja olid mingid vaiksemad üritused, siis kuskil läks helikopter tööle, et kui nüüd seal on selline saal ja siin on vaikne üritus, kas me suudame tagada siis nagu selle vaheseina müra pidamise seda pidi, et tõesti. Kindlasti saab seda tagada. Aga sellegi poolest, et miks peaks see pindala väiksem olema, et see saal on suurte ürituste, kohe lõpetan, suurte ürituste puhul viimati oli siin aastavahetuse pidu, ta on täiesti täis see saal, et seda ei oleks nagu vaja kuidagi pidi väiksemaks teha, aitäh. Käisin ka ise aastavahetuse peal juba teist aastat. Olen ka olnud diskussioonis täna kultuurimaja juhatajaga ja olen edasi. Hindame seda olukorda. Täna sain just ülevaate 20 üritusest, mis vajavad täissaali. Mõtleme, kuidas seda oleks võimalik lahendada. See täissaali küsimus, me oleme lähtunud ikkagi meie teiste kultuurimajade mahutavusest ka võrdlusena. Ja nagu ma viitasin siin projektis, siis pealtvaatajate mahu osas mingit lähenemist ei toimu. See on maandatud. Nüüd küsimus on tõesti nendes üritustes, kus on vaja mingil põhjusel kasutada tervet saali põranda pinda, mitte pealtvaatajate jaoks, olgu siis nimetatud jõululõuna üks kord aastas või mõni muu üritus, mis on sarnase iseloomuga. Me töötame selle mõttega, kuidas seda lahendada. Üks variant on arutelul ja laual ikkagi lükanud sein. Sellisel juhul siiski müra pidavuse absoluutne tagamine tõenäoliselt ei ole võimalik ja siis me peame arutama, millisel viisil. Siin selles mõttes jällegi, siis peab täpsemalt hindama seda, et mis on nende ruumide lõplik funktsioon, et kas nad ajaliselt otseselt kattuvad või mitte. Ja tõepoolest täna me püüame täiendavalt hinnata siis, et kui põhjendatud ikkagi on väide, et see saal vajab täispikkust kogu aeg, suure osa ajast. Täna tundub, et see aga sellel üritusel teie ei olnud, eks ole, kus olid siin lauad ja oli tantsuplats. Olgem täpsed, et siis ta oli ikkagi niimoodi, et olid laudu täis ja tantsuplatsi ruumi. Ja ma olin sellel üritusel, kus olid lauad ja tantsuplats. Ma ennem just ütlesin seda. Et ma olin... Ei, te ei olnud sellel peal. Vabandust. Siis oli teine samasugune üritus lihtsalt. Ei, see ei olnud samasugune üritus, see oli teistsugune üritus. Need on kaks erinevat asja. Selles mõttes sarnane. Ma ütlesin, et see oli üks näide lihtsalt sellest, et tõepoolest, et kui... Et kas selles projektis on võimalik see muudatus sisse viia, et sinna ei tule seda saali? Kas see on võimalik? See on kindlasti võimalik seda sisse viia, mis tähendab lihtsalt nii-öelda sellest funktsionaalsusest loobumist. Jah, aitäh. Siin või üle? Ei, ma mõtlen, et need on need arutelu kohad, miks me selle saalis ikkagi planeerisime, et ühelt poolt päevasajal oleks lasteaia üks
võimalus. Ja õhtustel aegadel oleks võimalik teda siis ka treeninguteks või spordisaalides kasutada. Kas tohib? Jah. Et pakuks sellele samale probleemile ühest küljest on toetan seda jagu väidet, et üritusi tõesti alates sellist laste playbox'ist ja nii edasi, kus on see lava pikalt siin sees, siis ongi saal täitsa püsti tees, inimesed ei mahu taga, inimesed seisavad. Saali pinni lahendada ei saa, selle räägib. Aga pakun selle sama spordipäeva saali lahenduseks seda, et see saal tõsta sinna teisepõluse plaani vaadates, et sinna selle ehitusruumi ja selle baari ja selle peale. Ja see on läbi käinud, see mõte ehituskonstruktsiooniselt on vaja meil arhitektiga täiendavalt nõu pidada. Siin on põhikonstruktsioonid on sellised, et kanded alad jooksevad siit risti läbi ja siia peale ehitamise puhul meil tuleks kaaluda pigem selle osa maha lammutamist ja uue ehitamist, aga siin tekivad just nimelt teatud ehituskonstruktsioonid probleemid, kus ma... ta ei tundu olevat väga tugev, aga see on üks koht, kus me peame siis uuesti arhitektiga seda kaaluma. Sest iseenesest, kui rääkida õhtusest spordisaalist, siis õhtusest spordisaalist on hästi oluline, kas akent olemas olla. Tänapäeval on inimene helge, sinna on treeni. No siin on aken olemas, siia oli mõeldud see aken, eks ole. Siin on see aken olemas. Kõik need, kui sa mingid ergomeid või asjad, siis seal võisid teha teise poolse plaani, nii-öelda sinna 4 meetri peale need aknad, siis ta olekski sikane tänapäevast. No ma olen kindlasti valmis seda arutama arhitektiga, kas see on... Ma käisin siin spetsiaalselt Niisipäevas seda vaatamas, kuna see on meil mitmel korral üles kerkinud. See sama küsimuse tõstatas ka kultuurimaja juhataja. Ma siiski ei saa lõplikult nõustuda sellega, et saali ei saa kuidagi nagu teistmoodi planeerida. Jällegi, olles erinevatel üritustel 10 aasta jooksul viibinud, siis selle sama playboxi saab teha pisut lühema kekkookiga ja need inimesed mahuvad see 2,5 ja rõdu pakub hoopis parema. Ma tegin isegi see lastevad üritused tihtiks, hundid, lihtsalt ei mahu. Kui ma praegu selle paarist ära. No, jällegi siin tuleb hinnata seda olukorda, et meil oli, ma ei tea, laagris näiteks, oli ka eile oli